Tere tulemast E-kaubanduse liidu videokoolitusele. Täna räägime e-poe loomisest ja selle valudest ja võludest. Olen Lauri Post ja paar põhjust, miks mind täna kuulata. Olen Wunderfronti ja Bitfineri asutaja, tegelen nii e-kaubanduse toodetega kui ka agentuuri formaadis. Viimased 10 aastat olen tegelenud juba e-kaubanduse disainiga süvitsi ning ühtlasi olen ka e-kaubanduse liidu ametlik partner. Kogemusi klientide ja projektidega on meil üle 20 riigist, mis on päris põnev olnud ning eriti tore on ka see, et sellel teekonnal on tulnud erinevaid auhindu, kokku üle 10, näiteks Euroopa disainiauhinnad hõbe, Eestist mitmed kuldmunad ning ka Saksamaalt mitmeid disainiauhindu. Ja kes teab, ehk oleme juba mõnel seminaril või koolitusel kohtunud, näiteks Õpi koos Google'iga programmi raames. Aga minnes otse nüüd punktide juurde, siis täna räägime sulle 7 erinevast teemast, mida sa peaksid e-poe loomisel arvestama ja kaaluma. Kõigepealt vaatame kõige paremat küsimust, kas siis teha ise või tellida e-pood mõnelt eksperdilt. Ja seejärel vaatame, millist platvormi tuleks valida ning samuti, milline peaks olema selle eelarve. Seejärel vaatame mõndasid põhjuseid, mida üldse tasuks arvestada e-poe tegemisel ning räägime disaini ja kasutajamugavuse olulisusest. Ning viimaste teemadena vaatame, et kui kedagi palgata, siis mida neilt küsida, mille alusel neid võrrelda ning kuidas seda kõike teha. Ning samuti lõpuks, kui e-pood on loodud, mis saab edasi? Tuleb põnev koolitus. Esimene punkt, kas teha ise või tellida? See küsimus vaevab kindlasti paljusid ja see küsimus ei ole ei lihtne ega raske. Aga vaatame natukene, et näiteks kui sa otsustad teha ise, mis siis peaksid tegema? Kõigepealt üks asi, mida sa peaksid kohe arvestama, on see, et ise tegemine on täiesti okei. See on tegelikult väga põnev ning seda tehes teed sa ka palju rohkem eeltööd, kui sa võib-olla tellides teeksid. Ning see sunnib sind omakorda läbi mõtlema, mida sul täpselt on vaja teha, millised punktid sa pead läbima ning samuti, kes on sinu sihtgrupp, kellele sa üldse müüd, millised nad on, mis on nende hirmud ja ootused, mis neile meeldib, mis ei meeldi. Sa pead kõik selle läbi mõtlema ja see on tegelikult väga positiivne. Samuti võib arvestada ka seda, et sa võid võita ka natukene rahaliselt. Kui sa oled alustav või väikene ettevõte, siis tõenäoliselt on vahendid limiteeritud ja see on täiesti loomulik. Ning see on suurepärane võimalus natukene rohkem mõttetööd teha ning ise käed külge panna. Ja samuti, kui sa näiteks otsustad tellida, siis ka see on väga hea alternatiiv. Tõenäoliselt võib juhtuda, et sa saad enda e-poe laivi pisut kiiremalt kui ise tehes, aga samas see ei pruugi alati nii olla. Ja samuti tekib ikkagi küsimus, et kas sa saad ikkagi paremalt. Kui sina tahad enda kliente teenindada ja enda tooteid müüa, siis sul on ikkagi suurem kirg sees kui ilmselt mõnel arendusettevõttel, kes tahab lihtsalt sulle e-poodi ehitada. Ja see on tegelikult sinu tugevus, sest sa tead täpselt, milliseid sõnu kasutada, kuidas enda kliendiga rääkida ning kuidas enda tooteid müüa. Ja samas sul on ka loomulikult võimalik see info edastada ka agentuurile või mõnele freelancerile, kes aitab sulle e-poodi teha. Ajalugu on ka näidanud, et tihtipeale võib minna rohkem aega kui planeeritud ning see tähendab ka võimalikult ressursse. Seega lihtsalt ole selleks valmis, kui sa selle teekonna ette võtad. Ja kui nüüd mõelda, kumba siis teha, kas teha ise või tellida, siis mina soovitaksin sul kõigepealt ise lihtsalt natukene proovida, tee seda eeltööd, mõtle asjad läbi, kellele ja mida ja kuidas ja üldse miks, ning seejärel hakka päriselt siis tegema. Ja kui see tegemine tundub ikkagi väga-väga raske, siis pöördu mõne eksperdi poole ja palu abi. Seega, ma loodan, et said siis midagi kõrva taha panna. Ja kui rääkida
erinevatest e-kaubanduse platvormidest, e-poodide platvormidest. Need on tegelikult tänapäeval väga palju, aga siin videokoolituses ma räägin ainult mõnest. Ma räägin nendest, mis on enim levinud, eriti mis on väga levinud Eestis ning pisut ka teistest platvormidest, et sul oleks info olemas. Üks populaarsemaid e-poe platvorme on WooCommerce, mis siis töötab nii-öelda WordPressi platvormi peal ja WordPress, et sa teaksid, on tugevalt üle 40% kogu maailma veebist. Et kujutad see ette, 40% maailma veebist on ehitatud ainult WordPressi peale. Ja see teebki selle väga populaarseks. Et see tähendab ka seda, et seal on olemas väga palju mooduleid ja lisavidinaid, mis võimaldavad sul enda e-poe veel paremaks teha, veel ilusamaks, veel funktsionaalsemaks ja veel kasutajasõbralikumaks. Et päeva lõpuks on kõige tähtsam ikkagi see ostukogemus ja see, mida klient tunneb. See pole mugav. Näiteks WordPressi ja WooCommerce'i puhul on saadaval üle 50 000 erineva mooduli. See on tõesti meeletult suur arv ja need ei jõua elu sees ju läbi käia. Aga kui sa tead, mida sa tahad ja mida sa otsid, siis tegelikult see valik on seal võib-olla heal juhul 50 ja 100 juures ning nende läbivaatamine on kindlasti jõukohane ning leiad vajalikud lahendused. Ja kui vaadata näiteks Shopify'd, mis on siis nii-öelda rendipõhine tarkvara, maksad kuumaksu, siis see on ka tegelikult väga hea alternatiiv. Võib-olla niisugune küsimärk ongi see, et kui palju sa oled valmis maksma vahendustasusid. Näiteks Shopify'l on kuumaks on ju, pluss neil on siis veel maksete pealt võtavad protsenti ja isegi vist väikest tasu. See küll ei ole nüüd hirmsuur, aga samas, kui sa võtaksid näiteks WooCommerce'i, siis seal on kindlasti need tasud palju-palju väiksemad. Isegi kui sa teed koostööd mõne Eesti teenusepakkujaga või välismaalt, suudad sa ilmselt palju paremad tingimused endale saada. Ja e-poe kasvades muutub see number loomulikult üha olulisemaks. Shopify puhul on positiivne ka see, et seal saab ise kiiresti selle e-poe laivi, sa saad enda ideed, kontsepti testida ning kui sellel on jumet, saab ju alati vingem ehitada. Aga kui võrrelda kahte, siis mina eelistaksin nii-öelda vabavara ehk siis WooCommerce'it ja põhimõtteliselt lihtsalt sellel põhjusel, et on täiesti avatud. Siin on palju lihtsam asju juurde teha ning sellega on palju lihtsam kõrgemale kasvada. Shopify'l on teatud piirid, aga samas siiski väga hea, et julgeksin soovitada mõlemaid, aga eelistaksin ühte. Aga millised platvorme veel on? Need ei saa ju ometi ainukesed olla. Tõepoolest on olemas veel ka Magento, nüüdseks Adobe, mis on siis eriti levinud võib-olla suurtemate brändide puhul, kellel on tõesti ikka suured nii-öelda traffic'u numbrid ja väga palju tooteid ja üleüldse palju koormust e-poel. Aga samas ka Shopify ja WooCommerce ei karda neid numbreid ja seal on ka täiesti okei. Ja samuti on ka olemas PrestaShop ja selle koha peal mul väga palju kogemust küll ei ole, aga siiski on täiesti arvestatav alternatiiv. Ja kui vaadata natukene statistikat ka, et millised platvormid on maailmas kõige populaarsemad, siis hetkel on Shopify võtnud esikoha, üle 4 miljoni e-poe on maailmas ning WooCommerce on üle 3 miljoni e-poe. Ja Magento on seal kuskil 140 000 pluss ja PrestaShopil kuskil 250 000 poodi. Seega, kui võrrelda nii-öelda neid kahte viimast kahe suurema platvormiga, siis vahe on päris suur. Ja hetkel ongi näha, et Magento ja PrestaShop on pigem langustrendis ja samas on ka WooCommerce mõningati langustrendis. Aga samas need numbrid muutuvad iga päev ja chartid nii-öelda käivad kogu aeg üles alla. Okei, platvorm valitud, lahe. Aga milline peaks olema eelarve? Kui palju üldse maksab üks vinge e-pood? Millised on erinevad versioonid? Vaatame kohe. Näiteks, kui sa otsustad ise teha, siis sa peaksid arvestama, et on olemas tasuta lahendusi, mis ei pruugi olla kõige paremad, aga millega sa saad nii-öelda käe soojaks ja saad natukene testida ning on olemas ka natukene rohkem premium lahendusi.
ja need premium lahendused maksavad kuskil tegelikult alates seal 50 kuni 200 euroni umbes aastas. Maksad niisugust lihtsalt litsentsitasu ning kõik on tipp-topp. Ja okei, sul on nüüd see e-poe ilus visuaal ja nii-öelda tarkvara olemas, väga lahe. Ja siis sul on vaja ka tegelikult ju veebimajutust, et kus kohas see e-pood nii-öelda siis majutub, kuidas saab keegi sinu domeeni kirjutada sinna aadressi ribale ja poodi ostma minna. Ja see teenus on ka tegelikult mega soodne, Eestis eriti, alates seal mingi 10 võib isegi väiksemaid leida kuni 20 euroni kuus, mis on ju põhimõtteliselt paar kohvi kuskilt tanklast. See on väga odav. Ja ülejäänud kõik on puhas sinu enda aeg, katsetad, õpid, vaatad YouTube'ist kas või videosi, loed ning saadki enda e-poe püsti. Et ei ole seal midagi väga keerulist. Ja kui sa mõtled nüüd tellimise peale, võt siin läheb küll numbritega keeruliseks, sest neid on seinast seina. Mõni küsib 200, mõni küsib 500, mõni küsib 5000, mõni küsib 50 000 ja on ka üle 100 000 numbreid. Nii et tõesti seinast seina. Mina olen jaotanud tegelikult need hinnad kuskile 3 nii-öelda tahku. On olemas ka nutikaid lahendusi, kus tõesti näiteks erinevad agentuurid või freelancerid on valinud endale nii-öelda mingi tarkvara toolseti, nad on valmis pannud mingid tööriistad, asjad, mida nad kasutavad ning nad suudavad pakkuda efektiivselt head asja. Ja seal on kuskil hinnad 500–5000. Ja tõesti, suur kõikumine, aga päeva lõpuks sõltub ikkagi sellest, mida siis täpselt tehakse ning mis on selle asja sisu. Madalama osa tegijaid, neid on ka, näiteks kes on just, ma ei tea, alustanud, vaatavad YouTube'ist paar videot ja siis hakkavad e-poode tegema ja müüma. Et ka seal on hinnad pigem madalamapoolsed, näiteks mingi 300, 900, 1000, 2000, jällegi väga erinevad. Ja selliseid teenusepakkujaid võib leida väga häid sealt, aga tasub natukene olla ka ettevaatlik, et tihtipeale võib saada ka lihtsalt mingi asja, mis tegelikult ei tööta ja keegi sellest ka aru ei saa ning sellest päeva lõpuks sulle kahjuks kasu ei ole. Ja kui minna nii-öelda vanakooli formaati, kus on siis rätseptöö agentuurist, see on ka endiselt väga okei lahendus, aga lihtsalt siis pead olema valmis täiesti teistsugusteks numbriteks. Et tõesti võib-olla mingi lihtsama poe saad siit 5000 ja ülemine ots võib minna kuskile 50 kanti vabalt. Nii et ma loodan, et sa said natukenegi numbritest aimu ja ma hiljem räägin ka, et kuidas nende numbrite sisu mõista ja kuidas neid analüüsida ning teha hea otsus. Ning minnes juba 4. punkti juurde, mida siis peaks arvestama e-poe tegemisel? Nagu ma eelnevalt juba natukene ka vihjasin, siis ise tegemine ei ole üldse raske, seda ei pea kartma ning valmis lahendusi on tänapäeval väga palju. Et maailm on viimase 10 aastaga ikka meeletult muutunud ning inimestele antud tohutu jõud tegelikult minna lihtsalt üle maailma müüma loetud päevadega. See on uskumatu. Seega mina soovitan küll teha proovi ja ise ning vajadusel palgata kuskilt abi. Mis on koroona ajajool saanud selgeks on see, et inimeste ootused on täiesti uskumatult muutunud. Nende ootused heale ostukogemusele on nii kõrgel. Varem olid siin, nüüd on konkreetselt siin. Et kui sa pakud sellist keskpärast või arusaamatut alla keskmise ostukogemust, kui see disain on natukenegi, näeb juba vana välja, mobiilis ei tööta, siis eduvõimalus on peaaegu olematu ning see tähendab seda, et e-kaubanduse parimad praktikad peaksid olema kaetud. Mis need parimad praktikad üldse on? See tähendab seda, et on tehtud hunnik uurimustööd, on tehtud kasutajateste, analüüsitud datat ja nii edasi ning vaadatud, mis siis inimesi ostma paneb, mis on e-poes üldse oluline, mis peab olema avalehel, tootelehel, ma ei tea, kategoorialehel, on ju kaardis, checkout'is. Kõik see info on tegelikult internetis olemas ja kui sul vähegi viitsimist on, siis mine loe ning saad aru, mis e-poes oluline on ning see on selline asi nagu hügieen põhimõtteliselt, et sa ei saa siin nagu mööda panna, et kui see on halb, kui see ei ole nagu väga hea,
et siis lihtsalt on väga raske edukas olla. Ning loomulikult ka disain peab inimesi kõnetama, et me elame juba ikkagi 2023 aastas, kohe on 2024 varsti, nii et päris karmid tingimused on juba. Samuti peab inimestega väga selgelt rääkima, sinu e-pood peab neid kõnetama, sa pead enda väärtuspakkumist kommunikeerima. Väärtuspakkumine on siis see, millega sa lubad kliendile midagi maagilist, mida keegi teine ei paku ning sinna paned nii-öelda unikaalsed müügiargumendid juurde, mis siis veel omakorda toetavad seda väärtuspakkumist ning see võimaldab inimesel kiiresti aru saada e-poe ülaosas, et vau, et see on täitsa õige koht, mulle meeldib see bränd, nad pakuvad täpselt seda, mida ma tahan, nad räägivad täpselt minu keeles ja see pilt, mida ta näeb, on ka täpselt see, mida sa ootad. Ning see annab nüüd hea eelduse, et inimene hakkab üldse e-poes edasi vaatama, ta hakkab tooteid otsima ning loodetavasti jõuab ka ostuni. Kui väärtuspakkumist ei ole, siis nad põhimõtteliselt näevad lihtsalt mingit bännerit ilmselt, mis ei ütle suurt midagi. Nad ei saa aru, miks nad peaksid seda poodi eelistama, miks ta üldse parem on kui teised ning müük jääb suure tõenäosusega katki. Ja lõpetuseks tahaksin veel öelda seda, et see esimene valik, mida sa praegu teed, ei ole sinu lõplik valik. Seega ei tasu üle stressata, vaid hakka lihtsalt pihta, tee proovi ning saad kindlasti väärt kogemusi ning ma usun, et sul läheb ka hästi. Ja oleme märkamatult jõudnud 5. punkti ning ma räägin kiirelt disainist ja kasutaja kogemusest. Olles ise disaineri taustaga, on see mulle väga südamelähedane ning kiirelt öeldes ma tahan sulle öelda, et inimesed teevad enda otsuse alla 1 sekundiga. Kas nad vaatavad sinu e-poes midagi edasi või nad panevad selle kinni. Ja see käib tõesti nii kiiresti, see on automaatne, see on alateadlik. Ja kui sa disainis ja kasutaja mugavuses panedki mööda, kohe juba lehe üleosas, vahet ei ole, kui ilus sul see leht allpool on, mida kõike seal on, inimesed lihtsalt ei jõua sinna, nad panevad selle kinni ja lähevad minema. Seega hea disainiga annad sa ikkagi inimestele ka mõista enda väärtusest, et sa hoolid enda ärist, sa hoolid nagu hea kogemuse pakkumisest ning see tähendab, et klient saab ka eeldada, et ta saabki siit hea kogemuse ning siin firmas käivad asjad hästi. Üks põnev uurimustöö on ka tehtud, kus siis täheldati, et näiteks kui sa investeerid 1 euro disaini ja kasutaja kogemusse, siis see toob 100 eurot tagasi. Et see on 100-kordne investeeringu tasuvus ja see on päris võimas. Isegi kui see on näiteks 20, oletame, et ei läinud nii hästi, see on endiselt päris hea ju. Isegi 10 korda on veel hea. Seega väga tähtis. Ning kõigil on meil mobiilid taskus ning olen näinud statistikat, kus mitmed e-poed müüvad üle 90% puhtalt mobiilist. See ei ole ainult vaatamised, vaid puhas käive. Seega mobiil on väga oluline ning kui sa planeerid e-poodi, siis tuleb isegi mõelda mobiil enne, kui mitte ainult. Ning jälle tuletan kiirelt meelde, et on olemas ka disainis parimad praktikad, näiteks värvipsühholoogia, mida kasutada näiteks, ma ei tea, sooduspakkumiste juures, mis võiks olla nii-öelda lisaostukorvi ja nupuvärvid, mida nii-öelda vältida, millist kontrastsust hoida. See kõik on ka internetis olemas, kiiresti guugeldad ja saad kohe info kätte. Ning selle koolituse juures on ka tegelikult üks PDF, kuhu ma olen kokku pannud päris palju linke, ilusti plokkideks jaotatud, mis siis aitab sul erinevaid e-poe loomise tahke avastada ning selle sisu mõista. Seega ei tasu jalgratast leiutama hakata, e-kaubandus ei ole midagi uut, vaid vastupidi, see on juba peaaegu täiesti tavapärane, see on meie elu lahutamatu osa, jälgi parimaid praktikaid ning ehita enda hullud ideed sinna peale. Parem kui nullist teha nii-öelda ise. Ning selle disaini ploki lõpetuseks soovitan sul veel mõelda, et kus kohas sina eelistaksid kas või näiteks trennis käia. Kas kuskil ehitussoojakus, mis asub, ma ei tea, silla all või kuskil imeliku nurga taga, või sa tahaksid ilusat ja avarat treeningsaali,
kus võetakse sind toredasti vastu, mõnus riietusruum, kõik on olemas. Et inimestel on shoppamisega samamoodi, et nad kindla peale eelistavad mugavamat ja ilusamat kohta mingi mitte nii ilusa koha peale. Väga lihtne. Ning kui ise tegemisest sai nüüd palkamine, siis keda palgata ja kuidas? Siinkohal rõhutan jälle, et proffe on tegelikult nii-öelda proffe jutumärkides on palju ja kerge on põletada saanud. Olen ka ise saanud põletada mitu korda ning hea ongi jagada paari näpunäidet, mis sul võib-olla aitab paremini hakkama saada. Kindlasti küsi alati, et mis on nagu selle pakkumise sisu, et ära vaata numbrid, ära jää numbritesse kinni. Et see on tore, kui see on soodne number, on võib-olla ka tore, kui ei ole nii soodne number, aga lihtsalt vaata, mis on selle pakkumise sisu, tutvu selle pakkuja taustaga, küsi ka, et kas seal on mingid parimad praktikad kaetud, et mida nad nagu siis disainis jälgivad, kas nad on mõelnud mingi värvipsühholoogia peale, et kuidas nad nagu garanteerivad sulle, et see on tõesti hea e-pood. Et kui nad oskavad vastata ja argumenteerida, on see juba väga hea. Ning tasub ka küsida, et kas nad on valmis pakkuma näiteks mingid garantiid. See on jällegi hea märk. Selge on see, et tellides ju agentuurist on agentuuri eesmärk müüa tundi. Et nemad müüvad enda aega. Olen ka ise selles maailmas olnud mitu aastat ja see on täiesti loogiline. Et see ongi nende toode ja see on täiesti tavapärane, aga lihtsalt sa pead sellega arvestama, et kui sa seda ostad. Ja tasub ka vaadata, et okei, ma sain nüüd mitu pakkumist, aga kas see on nagu mingi toode, kas see on pakett või see on täiesti puhas rätseptöö. Näiteks, kui sa võtad kuskilt toote, see põhimõtteliselt tähendab seda, et sinna pannakse siis on ju sinu logo, võib-olla sinu värvid, paned enda tooted sisse, ilusad pildid ja kõik. Saad poe püsti ja hakkad müüma. Väga lihtne. Ja kui sa tellid näiteks paketi, siis võib-olla seda disaini on ju kohandatakse sinu jaoks, tehakse rohkem sinu brändi moodi ning suure tõenäosusega teist sellist e-poodi nagu ei olegi, tundub nagu täitsa rätseptöö. Et esimene oli nii-öelda kõige soodsam, nüüd see pakett on selline vahepealne ning kolmas tahk on siis rätseptöö, kus siis tehakse kõik sinu jaoks täiesti nullist, võetakse mõõdulindid välja, mõõdetakse ülevalt alt, pannakse kõik plaan paika ja tehakse sulle see rätsep e-pood valmis. Et nende kolme vahel on loomulikult numbrites päris suur vahe, mida me tegelikult juba ennem natukene vaatasime. Seega lihtsalt teadvusta endale seda, mida sa tellid ning siis sa saad ka aru, et millised võiksid need numbrid olla. Ja jällegi, et mis on selle pakkumise täpne sisu. Et vaata ikkagi, et kas seal on mingid, tehakse disainitööd, kas seal tehakse mingid sisutööd, kas seal pannakse mingid turvaplaaginne peale, et kuidas selle eest on ju hoolt kantakse, kas töödel on garantii, kui kaua üldse see aega võtab, et kui sulle pakutakse näiteks toodet või paketti ning öeldakse 3 kuud, no siis midagi on hapu. Kui see on rätseptöö, siis tõepoolest, et siin ajad võivad minna mitmes kuust kuni poole aastani kuni aastani, et täiesti sõltub e-poe mahust. Aga lihtsalt, et siis sa tead jällegi, mida oodata ja mida vaadata. Ning tasub uurida ka teenuse pakkuja tausta, ekspertiisi, et kas tal on mõni klient, kes tema kohta ütleb ka mõne hea sõna, kas tal on midagi varasemast portfooliost näidata ja üldse, kuidas ta ennast nii-öelda argumenteerib. Et kui sellel pakkujal puudub portfoolio, puudub nii-öelda sotsiaalne tõestus on ju klientide tagasiside, et siis sa ikkagi pead natukene enda sisetunnet usaldama, helista, vaata, kuidas räägitakse, mis öeldakse, kuidas kirjutatakse ning mida lubatakse, et selle põhjal saad ka tegelikult kiiresti pildi kokku panna. Ja kui sul tekib ikkagi selline, no, pole nagu päris see veits kahtlane tunne, et võib-olla siis nii ongi. Aga kindlasti ajalugu ja nii-öelda tehtud tööd on alati parim viis, kuidas kvalifitseerida endale head partnerit. Ning taaskord kindlasti tasub tellides küsida, et kas parimad praktikad, näiteks kasutaja kogemuses, mugavuses on kaetud, et kas disainis on nagu disaineri suve järgi tehakse või on seal ikkagi mõeldud ka mingi müügipsühholoogia peale.
ja nende paari lihtsa küsimusega saad sa ikkagi juba palju paremini aru, mida siis sealt võid oodata. Ning päeva lõpuks sa pead ikkagi tunnetama, et vau, et sellest paketist või tellimus ma saan tõesti nagu palju kasu, et see on nagu hea diil. Et kui see tunne tekib, siis on mõistlik edasi minna ja kui seda ei teki, siis tasub lihtsalt natukene mõelda ja analüüsida. Okei, vau, me saime e-poe loodud, päris võimas. Aga mis saab edasi? Hea küsimus. Kui sa näiteks otsustasid tellida poe või tegid selle ise näiteks WooCommerce'i peale, siis loomulikult tuleb selle poe eest edaspidi ka hoolt kanda. Et sa pead ikkagi kord kvartalis kas või seda tarkvara natukene uuendama ja lihtsalt veenduma, et selle ei tekiks mingeid turvaauke, mida siis pahalased saaksid ära kasutada. See ei ole küll midagi keerulist ning ilmselt leiad ka mõne hea freelanceri või stuudioagentuuri endale appi, kes teeb selle paari tunniga kvartalis ära ning ei olegi üldse probleemi. Sellepärast ei pea muretsema, aga sellega peab kindlasti tegelema. Shopify puhul ei ole nagu eriti midagi muretsedagi. Maksad kuutasu, maksad vahendustasusid ning platvorm kannab ise sinu eest nii-öelda hoolt. Aga taaskord WooCommerce'iga on sul rohkem vabadus, Shopify'ga pisut vähem ning päeva lõpuks on see ikkagi sinu otsus. Ja üleüldiselt on ju selge see, et e-poe loomine on tegelikult e-kaubanduses ainult väike osa. Et nüüd algab tõeline äri, nüüd läheb tõeliselt põnevaks, saad hakata müüma, saad hakata klientidega suhtlema, saad tagasisidet ning mis kõige tähtsam, sa saad sellest kõigest õppida ning teha enda poodi ja äri ainult paremaks ja paremaks. Seega, ma loodan, et sa said siit videokursuselt väga palju väärtust. Lae kindlasti see PDF alla, seal on väga palju kasulikke linke, mida sa saad enda e-poe loomise juures kasutada ning suured tänud sulle, et osalesid.